Mis on praegu potentsiaalselt kõige tugevam tõend Davidi 21-aastase mehe vastu, keda süüdistatakse 14-aastase Celeste Rivas Hernandezi tapmises ja tükeldamises? Digitaalse kohtuekspertiisi tunnistajad. Ma tahan selle kokku võtta, ma tahan seda selgitada ja ma tahan rääkida ka sellest, mida kaitse võib teha. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Olgu kiirelt. Ma tean, et me kõik otsime viise, kuidas 2026 aastal oma rahaga targemalt ümber käia. Ja enamik meist teenib peaaegu mitte midagi, kui laseb oma rahal lihtsalt tavalises hoiukontol seista. Aga meie sponsor Chime on loodud selleks, et sinu raha päriselt sinu kasuks tööle panna. Miks ma seda ütlen? Nende Chime kaardiga saavad liikmed 5% raha tagasi enda valitud kategoorias, näiteks toidukaubad, kütus, arved, reisimine või väljas söömine. Kui hea kõlab, 5% tagasi iganädalastelt toidukaupadelt, eks, ja Chime'i kõrge tootlusega hoiukontoga saad teenida 3,75% aasta intressi. See on 9 korda kõrgem kui riigi keskmised intressimäärad. Nad aitavad sul isegi oma lisarahaga strateegiliselt ümber käia, näiteks nende ümardamise funktsiooniga. See kannab ostudelt saadud sendid otse sinu hoiukontole. Praegu saad minu lingi kaudu ka $1 boonuse. Link minu aadressile chime.com/sidebar või skaneeri ekraanil olev QR-kood ja alusta oma raha kasutamist juba täna. Üks asi, millele ma tahtsin keskenduda ja milleks meil varasemates osades tegelikult võimalust ei olnud, on tõesti aru saada, kui tugevad on tõendid Davidi vastu. See annab meile justkui eelvaate sellest, milline eelistung välja näeb, mis on nüüd kavandatud selle kuu lõppu. Jällegi, seal esitab prokuratuur piisavalt tõendeid, et asi läheks edasi kohtuprotsessini. See on nende eesmärk. Kaitsed esitavad sellele väljakutse või isegi, mida võiksime kohtuprotsessilt oodata. Ja kui ma räägin tõenditest, siis võib-olla mis on kõige veenvam tõendeks, sest me pühendasime terve osa sellele, et süveneda neisse häirivatesse süüdistustesse, mis välja tulid. Aga nüüd tahan ma korraks panna juristimütsi pähe. Ma tahan rääkida süüdistustest, väidetavatest tõenditest ja sellest, kui tugevad need võivad olla või mitte olla. Nii et me räägime 21-aastasest David Anthony Burke'ist, keda kutsutakse Davidiks. Mõned kuud pärast seda, kui 14-aastane Celeste Rivas Hernandez leiti surnuna, moonutatuna, väidetavalt Davidi Teslast Hollywoodi Buksiirplatsilt. Prokurörid on talle, lauljale ja laulukirjutajale esitanud süüdistuse esimese astme mõrvas, alla 14-aastase lapse pidevas seksuaalses väärkohtlemises ja inimjäänuste ebaseaduslikus moonutamises. Ta ei tunnistanud end süüdi. Oluline on meeles pidada, et on süütu, kuni tema süü pole tõestatud. Aga räägime võimalikest tõenditest siin. Ma tahan alustada mõrvasüüdistusest, mis on seotud ka moonutamissüüdistusega. Tegelikult on kõik süüdistused omavahel väga-väga seotud ja ka teooria on omavahel seotud. Nii et vaatame prokuratuuri poolt eelistungi eel esitatud kirjalikku seisukohta. See oli algselt planeeritud selleks nädalaks. Nüüd on see edasi lükatud. Aga seal öeldakse, tsiteerin, kõnekalt, et süüdistatav ostis hiljem tööriistu, et viia ellu oma plaan ohvri keha tükeldada ja sellest vabaneda. 24. aprillil 2025, pidage meeles, nad väidavad, et ta tapeti 23. aprillil 2025 tema majas. 24. aprillil 2025 tellis süüdistatav Home Depotist labida, mis toimetati tema koju Postmatesi kaudu. 1. mail 2025 tellis süüdistatav ja Amazon toimetas tema koju 2 mootorsaagi. 5. mail 2025 tellis süüdistatav ja Amazon toimetas tema koju laibakoti, tugevad pesukotid ja sinise täispuhutava basseini. Ta tegi need ostud võltsnime Victoria Mendezi all. 8. mail 2025 naasis süüdistatav samasse piirkonda Santa Barbara maakonnas, lahkudes oma kodust umbes kell 11:30 paiku õhtul. Ta naasis sellesse piirkonda uuesti 31. mail 2025. See on eraldatud koht SR 154 lähedal, kus ohvri isikut tõendav dokument avastati hiljem, jaanuaris 2026. Lisaks tellis süüdistatav 7. juulil 2025 põletuspuuri, mille Amazon hiljem tema koju toimetas sama vale nime all, olles osa tema plaanist tõendeid põletada. Veelgi enam, süüdistatav võttis kasutusele õõvastavad meetmed ohvri keha hävitamiseks ja kõrvaldamiseks. Pärast seda, kui ta oli ohvri keha asetanud sinisesse täispuhutavasse basseini, et vältida veresattumist garaaži põrandale, kasutas süüdistatav mootorsaagi ja võib-olla ka teisi tööriistu tema jäsemete eemaldamiseks. Ohvri säimetest, mille kogus Los Angelese maakonna kohtuarsti osakond, leiti väikseid siniseid plastikutükke
Killud analüüsis LAPD kohtuekspertiisi teadusosakonna jäljeanalüüsi üksus. Ekspert suutis tuvastada, et sinised killud sobitusid füüsiliselt sinise täispuhutava basseiniga, mille süüdistatav ostis 2025 aasta mais. Et end ohvrist distantseerida, amputeeris ta tema vasaku käe sõrmuse ja väikesõrme, sest sõrmuse sõrmel oli tema nimetatoveering. Tema sõrmi pole leitud. Seejärel pani süüdistatav tema pea ja torso surnukehakotti, mille ta oli ostnud. Ta pani tema jäsemed prügikotti, mille asetas oma auto esikohvrisse, asetades surnukehakoti peale. Mitmeid nädalaid või isegi kuid jättis süüdistatav ohvri surnukeha oma Tesla autosse lagunema. Muidugi, loomulikult tuleb ekspertide vaheline vaidlus ja küsimused selle kohta, kuidas tõendeid koguti, mida need tähendavad ja kuidas neid säilitati. Aga siniste kildude sobivuse tuvastamine on tohutu tähtsusega. Kui sa seod basseini temaga ja seod basseinid Celestega, siis see saab olema ülioluline. Väidetav ostuajalugu, see digitaalne jälg, on üks potentsiaalselt kõige süüstavamaid tõendeid üldse. Ajalooliselt oleme näinud, et kaitseadvokaatidel on olnud raske seda ümber lükata või ära seletada. Tead, ma nägin sellist väidet, et võib-olla need materjalid osteti mingisuguse muusikavideo jaoks. Sellega oleks raske kedagi veenda, eriti kui räägid ajastusest, eks. Ajastus, millal võimud ütlevad, et sellest tapeti, välja arvatud juhul, kui kaitsja hakkab vaidlustama mitte ainult surma põhjust, vaid ka surmaaega. Miks sa väidetavalt ostaksid neid asju? Ja kui tellimis- ja kohaletoimetamise andmed seda kinnitavad, on see prokuratuuri jaoks väga oluline. Ma mõtlen, selles lühikeses dokumendis toodud võimalike tõendite nimekiri ütleb, tsiteerin, DNA tõendid, mis on saadud kostja garaažist kogutud vereplekkidest ja mis ühtivad ohvri geneetilise profiiliga. Tõendid kostja Amazoni ostude ja tema elukohta tehtud tarnete kohta, sealhulgas 2 mootorsaagi, surnukott, täispuhutav bassein, tugevad pesukotid ja põletuspuur pärast 24. aprilli 2025. Jällegi, olemas on andmed, võib-olla lasevad isegi kulleril tunnistada. Eradetektiiv Steve Fisher, kes on selle juhtumiga tegelenud algusest peale, jagas fotosid mõnest väidetavast pakist. Näete, et saadetised on adresseeritud Victoria Mendesele või vähemalt näivad olevat. Pole selge, miks David kasutaks just seda nime. Aga, tsiteerin, tõend süüdistatava ostu ja tarne kohta Postmatesi kaudu labidas Home Depot'ist tema koju 24. aprillil 2025. See pole ju ainult üks ese, eks? See on kogum väga konkreetseid esemeid. See on taas minu arvamus kaitsele mitte just soodne. Aga jällegi, me oleme alles selle asja algusjärgus. Uberi ja Med näitavad, et kostja tellis Uberi, et viia ohver tema Lake Elsinori kodust enda elukohta 23. aprilli 2025 aasta ööl. Ja kui LAPD täitis selles majas läbiotsimismäärust, mida Taavet üüris või kus ta pärast Celeste tuvastamist elas, väidetavalt leidsid nad garaažist igasuguseid tõendeid, mis toetasid seda väidet, seda keha tükeldamise argumenti, sealhulgas bioloogilisi tõendeid, mis osutusid vere suhtes positiivseks. Nad ütlevad, et suutsid taas tõendeid ohvri unikaalse geneetilise profiiliga sobitada. Ma mainisin seda juba varem. Räägime uuesti basseinist. Sellel olid väidetavalt mitmed sirged lõiked. Ja lisaks kõigele sellele kinnitasid prokuratuuri kokkuvõtte kohaselt valvekaamera salvestised ja muud tõendid, et süüdistatav oli viimane inimene, kes 29. juulil 2025 seda sõidukit juhtis, enne kui ta lahkus Los Angelesest kontserditurneele. Ja pea meeles, tema keha leiti umbes veidi rohkem kui kuu aega hiljem. Ja avalduses öeldakse, et David valetas sõpradele, äripartneritele ja teistele kodus ja autos levinud tugeva lagunemislõhna kohta. Nii et kaitseadvokaatidel võib olla väga raske väita, et ta oli täiesti teadmatuses. Teda lavastatakse süüdlaseks, tal polnud aimugi, mis toimus, mis juhtus. Kuigi kas on võimalik, et keegi teine pääses hiljem autole ligi? Võib olla, aga kas see tühistab tema väidetava teadmise sellest, mis toimus? See puudutab ka seda, kes võib olla koostööd tegev tunnistaja, eks. Mida nad auto kohta märkasid? Millist lõhna nad tundsid? Mida nad küsisid Davidilt? See kõik paneb mind mõtlema kaitse seisukohalt. Ma mõtlen, kas kaitseadvokaadid võiksid jõuda selleni ja öelda, vaadake, jah, ta ostis kõik need asjad, jah, me tunnistame seda. Ta ostis kõik need asjad pärast seda, kui prokurörid väidavad, et ta suri, eks. Nad ei pruugi öelda, et ta tapeti, vaid et ta suri. Nii et võib-olla nad väidavad, et tema ei olnud tema surmas süüdi. Võib-olla ta suri mingil muul viisil. Ja siis paanikas olles oli ta lihtsalt osa laibast vabanemisest või aitas laibast vabaneda. Ma ei tea, kas nad kavatsevad öelda, et võib-olla keegi teine on tema surmas süüdi.
ma mõtlen, ma olen varem Floridas selliseid juhtumeid näinud, näiteks James Scandorito juhtum, kus ta mõisteti oma isa tapmises õigeks, kuid mõisteti süüdi keha tükeldamises. Astus tunnistajapingile, rääkis väga pöörase loo, aga vandekohus uskus seda. Teisisõnu, kas me saame kunagi teada, mis Celestega tegelikult juhtus või mitte? Sest vastavalt avaldatud lahkamisaruandele oli Celesti ametlikuks surmapõhjuseks mitu läbistavat vigastust. Surmaviisiks oli tapmine. Aga võib-olla kaitseadvokaadid vaidlevad sellele vastu. Vaidlevad ekspertidega. Ütlevad, et tema keha oli liiga lagunenud, et tegelikult teada saada, mis juhtus, et tegelikult teada saada, kuidas ta suri. Ja siis jõuame selleni. Uurijate väitel tapeti Celeste väidetavalt 23. aprillil, kui ta oli just jõudnud Hollywood Hillsi mai ja David tappis ta. Kuidas nad seda teavad? Kuidas nad selle ajaraami kindlaks teevad? Süüdistuse kohtudokumendis on kirjas, tsiteerin, umbes kell 20:40 23. aprillil 2025 saatis süüdistatav Uberi, et viia ohver tema Lake Elsinori kodust enda elukohta. Jällegi, digitaalsed andmed on siin võtmetähtsusega. Teistes juhtumites pole see alati nii. Nad suhtlesid enne Uberi sõitu ja selle ajal, mis jättis ohvri süüdistatava Hollywood Hillsi kodu juurde umbes kell 22:10. Okei, nii et taaskord, digitaalsed andmed, tekstisõnumid, selle juhi võimalik ütlus. Umbes kell 22:30. Süüdistatav saatis ohvrile tekstisõnumeid küsides, kus ta on. Seega võib kaitsel olla raske väita, et see sõnum ei saadetud selle ajavahemiku jooksul. Nii et vaatad seda 20-minutilist ajavahemikku, mis siis juhtus. Süüdistus ütleb, et prokuratuur väidab, et see oli osa süüdistatava ettekavatsetud plaanist mõrv varjata, kuna selleks ajaks oli ta juba surnud. See on hea tähelepanek, eks? Ma mõtlen, miks ta talle sõnumi saadaks või väidetavalt saadaks, kui ta oli majas. Kas see maja on nii suur, et ta ei teadnud, kus ta on? Ma ei tea. Või toetab see seda narratiivi, et ta üritab jälgi varjata ja püüab näidata, et temaga juhtus midagi. Teades, et ta pidi ohvri vaigistama enne, kui naine tema muusikukarjääri rikub, nagu naine oli ähvardanud kohe pärast tema koju saabumist, pussitas süüdistatav ohvrit korduvalt surmavalt ja seisis kõrval, kuni ta verest tühjaks jooksis. Nüüd ma ütlen teile, ma ei tea, millised tõendid neil on, et lõplikult kindlaks teha, mis suletud uste taga juhtus. See on nende narratiiv, see on nende teooria. Ja muide, ma räägin natuke rohkem eriliste asjaolude süüdistustest. Nende sõnul ei ole see lihtsalt mõrv, vaid väga konkreetset tüüpi mõrv, millel on kindel motiiv. Tsitaat. Mitte ühelgi hetkel ei helistanud ta politseisse ega hädaabinumbrile 911 ega viinud teda erakorralise meditsiini osakonda, et proovida tema elu päästa. Ja see on oluline, sest nad ütlevad, et see ei olnud selline juhtum, kus nad näiteks tülitsesid. Naine ründas teda, ta sattus paanikasse, tappis ta enesekaitseks ja helistas siis hädaabinumbrile 911. Nad välistavad selle võimaluse. Tsitaat. Hoolimata sellest, et ta teadis, et naine on surnud ja tema perekond üritas teda leida, näitavad tõendid, et süüdistatav valetas ja väitis, et ta ei tea, kus naine on. Tegelikult sõitis süüdistatav kohe pärast ohvri surma Santa Barbara maakonda, püüdes tema varast vabaneda ja tõendeid kõrvaldada umbes kell 23:30 23. aprillil 2025. Ta sõitis kodust minema samal ajal, kui ta saatis sõnumeid ja helistas ohvri telefonile, küsides, kus ta on. Jällegi olid need teod hoolikalt läbimõeldud ja planeeritud, et oma kaitset ette valmistada väga lühikese aja jooksul pärast ohvri jõhkrat mõrva. Süüdistatav sõitis oma Teslaga põhja poole mööda 101 kiirteed San Marcos Pass Roadile SR 154-le Kachuma järve lähedal Santa Barbara maakonnas. Nüüd ma mõtlen, kas on võimalik, et kaamerad jäädvustasid selle liikumise. Ta naasis koju järgmisel hommikul, 24. aprillil 2025, enne kui läks raadiosse intervjuule oma sellel nädalal ilmuva albumi tutvustamiseks. Ta saatis sel päeval ohvri telefonile veel 2 sõnumit, mis jäid loomulikult vastuseta, sest naine oli juba surnud. Muide, ma räägin intervjuudest natuke hiljem. Pärast 26. aprilli 2025 ei üritanud süüdistatav temaga enam kunagi ühendust võtta. See on oluline. Kui telefoni andmed näitavad, et ta ei saatnud talle sõnumeid ega helistanud talle ning ta on täiesti süütu. See oleks üllatav, eks. Vähemalt keegi, kellega tal on mingi seos, ta kaob ära. Ja ta ei proovi temaga ühendust võtta. Jällegi, see on prokuratuuri narratiiv. Näeme, mida kaitse ütleb, aga veel üks tõend. Tsitaat. Süüdistatava mobiilitegevus ja suhtlus, mis on saadud süüdistatava iPhone'ist ja Teslast ning mis näitavad süüdistatava tegevusi ajavahemikus 22. aprillist 2025 kuni 24. aprillini 2025. Sealhulgas öine reis Santa Barbara maakonda pärast seda, kui ohver jõudis süüdistatava Hollywood Hillsi koju. Tõendid. See ongi siin võtmeküsimus.
miks prokurörid tuginevad varitsusele, tunnistaja vaidistamist ja eriasjaolude väiteid, et suurendada mõrvasüüdistuse võimalikke karistusi. Et David kavandas seda, et see polnud nii, et nad vaidlesid ja midagi juhtus, või et ta sai üledoosi ja David sattus paanikasse. Nad väidavad, et see oli ette planeeritud, et see oli ette kavatsetud, et David väidetavalt tahtis, et ta sureks, et hoida teda vaikimas nende väidetava salajase suhte kohta, et ta oli alaealine, et takistada tal seda avalikustamast ja Davidi karjääri rikkumast. Nüüd on sellised asjad nagu mobiiltelefonide andmed, sõidujagamise andmed ja digitaalsed andmed väga olulised, mis tõttu pole üllatav, et eradetektiiv Steve Fisher ütleb, et selles juhtumis on üle 50 läbiotsimismääruse. See on selline tõend. 2026 aastal, mis räägib suure osa loost ja mida on kaitseadvokaadil väga raske ümber lükata. Adžadža asukoha määramine. Teisest küljest ma ei usu, et võimudel on väidetav mõrvarelv olemas. Ma ei usu, et selle väidetava rünnaku kohta on silmnägijaid. Ma ei usu, et selle väidetava rünnaku kohta on olemas valvekaamera salvestisi, vähemalt nii palju, kui me teame. Kas see jätab ruumi põhjendatud kahtluseks? Ja üks viis, kuidas prokurörid seda lugu räägivad ja püüavad tõestada neid eriasjaolude väiteid, mis ümbritsevad väidetavat mõrva, on ka tõendid väidetava ebaseadusliku seksuaalsuhte kohta. Seksuaalsuhted alaealisega. Digitaalne plussajastus. Mida ma sellega mõtlen? Tõendite nimekirjas, taaskord kohtudokumendis, on kirjas fotode kirjeldus, mis kujutavad ohvrit alasti, samuti hetki, kus ta oli süüdistatavaga seksuaalvahekorras, kui ta oli 13-aastane. Kuna need tõendid kujutavad endast laste seksuaalse väärkohtlemise materjali, siis fotosid endid ei esitata. Kuigi kõiki võimalikke süüdistusi, mida oleks saanud tõendada, ei esitatud, on laste seksuaalse väärkohtlemise materjal tõendiks nende jätkuvast seksuaalsuhtest ajal, mil ohver oli 13 ja 14-aastane. Nii et kui see materjal on tema seadmetes, siis taaskord tsiteerin. Arvukad tekstisõnumid süüdistatava ja ohvri vahel, mis tõendavad nende seksuaalsuhet, rasedust, aborti ja erakorralise rasestumisvastase vahendi Plan B kasutamist. Sõnumid kuni märtsini 2025 tõendavad, et süüdistatav jätkas ohvri manipuleerimist, nagu ohver kirjutas. Kõik, mida me teeme, on seksida ja lihtsalt koos aega veeta. Mees, ma tahan enda jaoks enamat kui seda. Need sõnumid saadi kätte süüdistatava iCloudi andmetest. Nii et taaskord võib digitaalne teave aidata tõestada seksuaalsüüdistust ja me teatasime sellest eile Sidebaaris, kuid surmatunnistus on nüüdseks uuendatud. See on TMZ andmetel, mis viitab sellele, et pole teada, kas sellest oli rase, kuigi tegelikus lahkamisaruandes polnud meie teada midagi, mis sellele viitaks. Nii et see on siin veidi segane. Ma rääkisin Joseph Scott Morganiga oma News Nationi saates Jesse Weber eile õhtul. Ta ütles, et nad võivad lihtsalt sellepärast seda teha, kuna uurimise käigus leiti sõnumeid raseduse, tead küll, Plan B ja abordi kohta. Ja kuna sellest oli tükeldatud ja lagunenud, võib lõpuks olla väga raske 100% kindlusega välistada, et ta oli rase. See ei tähenda tingimata, et ta oli rase, aga kuidas me saame kindlad olla? See on teadmata. Kuigi ma ütlen, et kui prokurörid oleksid kindlad, et sellest oli rase või neil oleks tõendeid selle kohta, et ta oli rase, oleksid nad seda maininud, eks? See oleks puudutanud motiivi. See oleks puudutanud raskendavate asjaolude süüdistusväiteid. Nende versiooni järgi, et David tappis ta, et hoida teda vaikimas nende suhte avalikuks tuleku eest, mis oleks parem tõend selle väidetava seksuaalsuhte kohta alaealisega, kui nad suudaksid näidata, et ta oli tema lapsega rase, eks. Nad oleksid selle esitanud, nad ei teinud seda. Ma ei tea, kui palju see saab olema tegur või mitte, aga vähemalt väidetavalt on olemas digitaalne tõend, mis kinnitab suhet ja narratiivi. Muide, see tuli eile välja. Ma arvan, et see võib olla tõend, sellepärast mida ma just enne mainisin. See ei olnud tehtud spetsiaalselt prokuratuuri dokumentide kohta, aga ma mõtlen, kas see saab olema osa juhtumist. Sest vastavalt The New York Posti 24. aprilli raportile, nii et päev pärast seda, kui ta väidetavalt tappis Celeste, annab ta intervjuu Zach Changi saates. Ja väidetavalt oli ta väga sundimatu, naeratas, tegi nalju, aga väidetavalt ütles ta järgmist, tsiteerin. Noh tead, kodust välja saades ja maailma avastades ja sõprade leidmisel, sõprade kaotamisel, suhete leidmisel, suhete kaotamisel. Lihtsalt kõik on kuidagi kujundanud ja viinud selle projektini omamoodi doominoreaktsioonina. Ja kui tuli kirjutada laule ebaõnnestunud suhetest, ütles ta, ma eeldan alati, et see juhtub. Ja siis, kohe kui see juhtub, hakkan sellest kirjutama. Ja saatejuht küsis.
aga kas sa ütled, et ootad, et see lõppeks laastavalt, traagiliselt, kurval moel, et see võiks inspireerida kunsti, aga kas sa kutsud seda kuidagi ise esile? David vastas, ma ei tea, ma loodan, et ei. Ma tõesti loodan, et ma ei tee seda, sest see tundub nii. Ma loodan, et ma ei tee seda tahtmatult, aga võib-olla see ongi nii. Muide, me võime saada ka aimu, mida see kohtuprotsess veel sisaldab. Ma ütlen seda sellepärast, et tõendid varasemast uurimisest David ja Celesti suhtes võivad olla osa sellest kohtuprotsessist. Sest prokuröride esitatud dokumentides väidetakse, et Los Angelese politsei röövi ja mõrvajuurdluse detektiivid tegid kindlaks. Celeste ja David kohtusid 2022 aasta jaanuaris, kui ta oli vaid 11-aastane ja väidetavalt alustas David siis Celestega seksuaalsuhet, kui Celeste oli vaid 13-aastane ja David 18-aastane. Ja kohtudokumendid näitasid, et uurijad on Davidit juba mõnda aega uurinud. Vaidluses öeldakse, et detektiivid said teada, et ohvri oli tema perekond, kes elab Lake Elsinores, kadunuks andnud Riverside'i maakonna šerifi osakonnale 2024 aasta veebruaris ja aprillis. Riverside'i maakonna šerifi osakond võttis 17. veebruaril 2024 Davidiga telefoni teel ühendust pärast seda, kui nad tuvastasid ohvri telefonikõnede nimekirjas tema nimele kuuluva telefoninumbri. Kõne ajal väitis David, et ta rääkis viimati ohvriga 13 või 14 veebruaril 2024, kuid ütles, et ta ei teadnud, et ohver oli alaealine või et ta oli kadunuks teatatud. Riverside'i maakonna šerifi osakond teavitas teda, et Los Angelese šerifi osakonna asetäitjad tulevad tema koju. Sel päeval elas David aadressil 804 North Daheny Place West Hollywoodis. Riverside'i maakonna šerifi osakond palus Los Angelese šerifi osakonnal teha heaolukontroll Davidi kodus. Los Angelese šerifi osakonna asetäitjad läksid Davidi koju samal õhtul kell 20:15 ja teavitasid teda, et ohver oli 13-aastane kodust põgenenud laps. David väitis taas, et ta ei teadnud, et tüdruk oli alaealine ning et ta oli ohvriga isiklikult kohtunud vaid ühe korra 2023 aasta novembris. Siiski näitas David asetäitjatele ohvri aastaraamatu fotot, mis tal oli oma mobiiltelefonis. Kuigi David väitis, et ta ei teadnud, kus ohver tol ajal viibis, tuli tüdruk 2 päeva hiljem koju tagasi. Hoolimata sellest, et õiguskaitseorganid teavitasid Davidit, et ohver oli vaid 13-aastane, jätkas ta tema tagaajamist. Pärast seda, kui ohver naasis koju 2024 aasta veebruaris, võtsid tema vanemad talt mobiiltelefoni ära. David sõitis Lake Elsinori ja maksis ohvriklassis õppivale põhikooliõpilasele $1000, et see annaks ohvrile mobiiltelefoni, mille David oli ostnud, et nad saaksid omavahel ühendust pidada. Kogu 2024. Aasta jooksul veetis ohver palju aega Davidiga, sealhulgas suve nädalavahetused tema kodus Hollywood Hillsis ning reisis temaga Las Vegasesse, Londonisse ja Texasesse, et kohtuda tema perega. Ja ma mainisin ajastust. Nii et kui Celeste väidetavalt suri, siis see koosneb 2 osast. Tõendid selle väidetava suhte kohta, mis taas puudutab seksuaalkuriteo süüdistust ja eriasjaolude süüdistusi, aga ajastus. Kui Celeste väidetavalt suri, siis jah, David oli oma karjääri tipus. Prokuröride sõnul on 23. aprill 2025 tõenäoline kuupäev, mil ohver suri. Ja kui kogu tema mobiiltelefoni aktiivsus lakkas eelmisel õhtul, 22. aprillil 2025, pidasid süüdistatav ja ohver maha pika vaidluse, mida on üksikasjalikult kirjeldatud nende tekstisõnumites. Sõnumid paljastasid ohvri armukadeduse süüdistatava suhete üle teiste naistega, kuna süüdistatav pani teda uskuma, et neil on ühine tulevik. Ta muutus äärmiselt ärritunuks ja ähvardas avalikustada kahjustavat teavet oma suhtest süüdistatavaga, et lõpetada tema karjäär ja hävitada tema elu. Me ei tea nende täpseid sõnumeid, kuid prokuratuuri versiooni järgi pidi süüdistatava esimene stuudioalbum ilmuma 25. aprillil 2025. Tal oli juba käimas kujunemas mitmemiljooniline karjäär. Tal oli ka mitu väga tulusat tootereklaamilepingut. Nii et jah, kui sellest suri, olid ees tuur, sponsorlepingud, intervjuud, albumi ilmumine. Väidetavalt pidas ta peo 24. aprillil, päev pärast seda, kui Celeste väidetavalt suri. Nii et prokurörid püüavad kindlasti tõestada, kuidas ta oli tipus ja ei saanud lubada, et miski seda ohustaks, et Celeste kavatses tõe avalikustada, paljastada ta ning ta tappis Celesti kui tunnistaja. Me rääkisime teile eile ühes episoodis, et pärast Davidi arreteerimist teatas videomäng Fortnite, et hakkab mängijatele, kes tegid Davidiga seotud oste Fortnite'is, raha tagasi maksma. Tema plaadifirma lõpetas lõpuks koostöö temaga. Ma mõtlen, kas see saab olema see tõend, mida prokurörid kasutavad, et öelda, vaadake, mis juhtus. Seda ta püüdiski vältida. Tõend süüdistatava tulusast karjäärist laulja ja laulukirjutajana enne 23. aprilli 2025.
Süüdistataval oli albumi esitluspidu 24. aprilli 2025 aasta õhtul, enne kui ta alustas rahvusvahelist tuuri 2025 aasta juuli lõpus. Tekstisõnumite vahetus süüdistatava ja ohvri vahel. 22. ja 23. aprillil 2025, kus ohver ähvardas kostjat paljastada ja tema karjääri hävitada. Jällegi, kõik need on olulised võimalikud veenvad tõendid. Pean ka selle välja tooma. Teatati, et Taaveti vend Kaalep postitas Instagrami ning selle kajastas konto The Shade Room. Kõik pedofiilid ja vägistajad peaksid surema, lõpetades sõnaga punkt. See on nüüd aegunud lugu, pole päris selge, millest see väidetav postitus täpselt rääkis. Taavetit ei mainitud, kuid arvestades, et oli teateid prokuröride püüdlustest Taaveti perekond kohtusse kutsuda ja selles asjas tunnistusi andma panna, on see igatahes huvitav. See on alles algusjärgus. Olen väga uudishimulik, mis sellest eelistungil välja tuleb. Jällegi, see on kavandatud kuu lõppu. Just seal saame rohkem teada tõendite üksikasjade kohta, võib-olla ka koostööd tegevate tunnistajate kohta. Aga see on omamoodi näidis sellest, mida prokurörid väidavad, et neil on Davidi vastu. Näeme, kuhu see viib. See on kõik, mis meil praegu Sidebaris on. Suur tänu, et meiega liitusite. Nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite meid jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmisel korral.